Täna näeme kahte elulugu, milles osalejad kuulasid oma südamehäält ning järgnesid oma kirele. Tutvume elukutsega, mida ei ole võimalik õppida koolipingis. Kuna tänased peategelased on nii hinnatud, siis peab nende vastuvõtule ootama kuid järjekorras. See on Kaurivägev. Osa 2. Alustame. Klassikamuusikat sunnitakse sul koolis kuulama, siis sa hakkad nagu mingi hetk vihkama seda. Я был молод, мне нужны были деньги. Поехал покорять столицу. Kasvasin üles skinheadide kambas. Я считаю, что я не умею рисовать. Ära iial anna alla. Вот это, наверное, самое главное, да. Oleme külas ERM Tattoo salongis ERMil ja räägime natukene tatoveerimisest ja kunstist üldse. Ja täna me oleme külas Varving Tattoo stuudios ning räägime tema asutajaga Roman Varvinguga. Tervist! Ja kuna Roman on kohtadest pärit, kus eesti keelt eriti ei räägita, üldse ei saa seda eriti kuulda, siis täna ma võtan temaga intervjuud vene keeles ja siis pärast me tõlgime seda ilusti eesti keelde. Millal sa avastasid üldse, et kunsti tegemine või siis joonistamine on selline asi, millega võiks tegeleda? No joonistamine oli ikka juba enne kooli aega, et lemmiktegevus ja kuna ma olin väiksena selline erak, siis see oli nagu selline väljapääs sellisest argielust või argipäevast ja mäletangi, et kui teised lapsed nagu nii-öelda veetsid oma aega väljas mängides ja rannas olemises ja mis iganes, siis minu nagu lemmiktegevus oli kodus siis muusika kuulamine ja joonistamine. Для начала скажи, сколько тебе лет на данный момент? Мне 33 года. И сколько из этих 33 лет ты занимаешься 10 татуировкой? 10 лет. Татуировка не обучают где-то там в профтехе, нигде, не в университете. И, в принципе, выбор достаточно сложный в пользу татуировки, чтобы верить в то, что этим получится зарабатывать на жизнь. Как это у тебя произошло? Я был молод, мне нужны были деньги. Поехал покорять столицу. И вот, в общем-то, все так и закрутилось. Это не я нашел мою профессию, она меня нашла скорее. Kas sa mäletad esimest kas pilti või siis mingit nagu joonistust, mis pani sind nagu mõtlema, et see ongi see asi, millega ma tahaks nagu kogu aeg tegeleda või üldse tegeleda? Ma mäletan, et see oli vist äkki mingi enne esimest klassi, kui ma juba joonistasin, nagu ma fännasin selle ajal Arnold Schwarzeneggeri filme muidugi nagu kõik teisedki. Ja siis ma joonistasin Arnold Schwarzeneggeri portree, aga ma võisin ka olla äkki 6-aastane või mingi 7-aastane, et siis nagu, aga see aeg ikkagi see ei tundunud mulle nagu selline, et ma nüüd nii hästi joonistan, sellepärast, et mul ikkagi vanaisa oli maalikunstnik ja ema oli ka siis nagu kunstikoolis käinud ja väga hästi joonistas ja nemad joonistasid ilmselgelt paremini kui mina ja siis mulle tunduski, et nagu et nemad on nagu need nii-öelda kunstnikud ja mina nagu joonistan nagu tavaliselt, sest et ma ei olnud näinud, mismoodi joonistavad siis minuealised. Aga nagu jah, tagantjärgi mõeldes siis et ma joonistasin sellel tasemel ongi nagu selline, et Anne oli nii-öelda olemas. Как давно ты понял, что у тебя есть какой-то талант вообще в рисовании, в изобразительном искусстве? Потому что, как я понял, что до того, как заниматься татуировкой, ты уже просто рисовал на бумаге, картины какие-то. Я сейчас этого не понимаю. Я считаю, что я не умею рисовать. Я просто люблю это дело, и все, и рисую. Кому-то нравится, кому-то нет. Видение прекрасно у меня было. Я видел фигуру, я видел объем, и мне надо было просто это передать на бумагу. Ema õpetas jah kogu aeg ja mõned asjad, millega ma ise hakkama ei saanud, siis tema nagu aitas teha neid
et ema oli kogu aeg kõrval ja õpetas mulle, kuidas joonistada. Et selles suhtes ma ei olegi kunagi, ma ei ole vist isegi kunstitunnis kunagi koolis käinud, et noh, kui kooli läksime, siis oligi see, et nagu mingid guašvärvid ja rasvakriidid ja mingi, no siuke pläkerdimine oli seal esimeses klassis, kuna ma läksin tavakooli, siis ma noh, siis nagu see oligi see, nagu klassikamuusikat sunnitakse sul koolis kuulama, siis sa hakkad nagu mingi hetk vihkama seda, sest et nagu seal sunnitakse selle peale, siis samamoodi oli tavakoolis nii-öelda kunstiga ka, et nagu see rasvakriitidega pläkerdamine ja guašvärvidega pläkerdamine, et see nagu see pigem nagu muutis seda joonistamist nagu vastikuks asjaks, nagu, et see on nagu siuke, kunagi ei saa olla ükski loometöö nagu sunniviisiline, et sa pead seda nagu, see ongi inimene laseb selle endast välja, nagu keegi ei saa sulle seda ette kirjutada, mismoodi seda tegema peaks. Ты приехал в Таллин 23 года, скорее всего, снял квартиру. Да, приехал, причем с пакетом вещей, у меня вообще ничего не было. Снял квартиру. И вот ты вот уже в автобусе, когда ехал в Таллин, думал о том, что я стану татуировщиком или хочу попробовать? Или когда ты уже снял квартиру, ты начал думать, что сейчас? Я ехал вообще просто в никуда, у меня не было никого здесь, никаких друзей, ни знакомых. И первоначально я думал устраиваться на стройку, потому что, ну, я вообще сварщик по образованию. Но ты так на стройку не устроился? Нет, я нигде не работал. Почему? Как-то вот так с татуировкой все закрутилось, и все. Я буквально месяц погулял в Таллине, думал, чем мне заниматься. Друг мне посоветовал, говорит, сходи по тату-салону, может, кто примет дурака. Et mind on kogu aeg huvitanud siis nii-öelda seksuaalmõrvarid. Mul meeldinud alati nagu nii-öelda, on huvitav lugeda nende inimeste elusid, mõista, mismoodi inimene jõuab sellele teele, et keegi ei sünni siia maailma sellisena, et ta on selline, vaid see on elu, mis muudab inimesed selliseks. Ja ongi, kui sa loed nende inimeste kohta, siis sa, ütleme, oleneb kellel kuidas, aga minul on olnud niimoodi kogu aeg, et ma pigem tunnen kaasa nendele inimestele, sest ma samastun väga paljudes asjades, mis neil on lapsepõlves olnud ja mis mul endal on olnud. Ja ongi nagu, et ma olengi avastanud, et mitte ainult nagu nii-öelda kunstnikud ei anna mulle inspiratsiooni elus, vaid kõik inimesed, nagu, kes on mingisugustest raskustest üle saanud. Ja minu nagu nii-öelda kõige parem viis raskustest üle saada ongi, ja lapsepõlves veel eriti oligi joonistamine, eneseväljendus läbi selle. Et siis oligi nagu köitis nagu nii-öelda see nii-öelda tumedam pool nagu. Первый опыт держания в руке машинки, тату-машинки и первый, скажем так, твой чек, то есть первые деньги, которые ты получал от клиента. Вот сколько прошло времени? Месяца 2, наверное. Первые татуировки, скорее всего, были сделаны каким-то знакомым, друзьям, может быть? Нет, вообще не знакомые. Это были друзья друзей, каких-то абсолютно незнакомые люди. Некоторые не знали, что они у меня первые. Это немножко нечестно, но надо было как-то крутиться. Но все довольны, все. Я делал маленькие работы, поэтому nичего там sложного такого не было. Mäletad, kuidas tekkis üldse nagu huvi, et võib-olla sa ei jõudnudki alguses tatoveerimise juurde või tatoveerimiseni, aga kus see huvi tekkis, et tatoveerimishuvi tekkis sellest, ma kuidagi nagu, kui tagantjärgi mõelda, siis on imelik, et ma nagu ei liigitanudki seda nii väga nagu sinna kunstivaldkonda, nagu, mida väga paljud nagu inimesed, kes ei ole nagu tatoveeringutega kokku puutunud, ka arvavad samamoodi nagu, et nii-öelda sümbolite tatoveerimine, see on nagu selline nagu ka nagu eneseväljendus nii-öelda. Mul oligi see, et alguses sai sellest, et ma olin nii-öelda kasvasin üles skinheadide kambas ja meil nagu enamus liikmed nii-öelda olid tatoveeritud juba sellel hetkel ja meil olid teatud nagu nii-öelda sümbolid, mis meil keha peal olid. Kõik, mis nagu Eestiga seondus, nagu suitsupääsuke ilmselgelt oli,
väga paljudel kaela peal ja see oligi mu esimene nagu tatueering, mis ma ka nagu endale tegin. Et aga see hetk tundus nagu see tatueerimine nagu selline raketiteadus, et see on nagu täitsa nagu sellest nii-öelda see, ma võin paberi peal ilusti joonistada, aga tatueerida ilusti, see tundus nagu nii võimatu või nii raske, et see on nagu täitsa teine maailm. Et kui ma lasingi esimese tattoo endale ära teha, isegi siis ma olin nagu täitsa nagu, ma isegi ei suutnud unistada seda, et see võib kunagi ka minu elukutse olla. Ma pigem nagu vaatasingi suure hämminguga nagu, kuidas minu tatueerija mulle selle tattoo tegi nagu. Ja siis ma vaatasingi, vau, et kuidas see võimalik on, et naha sisse selline pilt nagu teha, et ma võin paberi peale, aga tema teeb nagu naha sisse sellise asja, et tundus väga-väga keeruline nagu. Когда ты начинал делать татуировки и уже делал в процессе этого, твоя уверенность росла, что можно, что этим именно получится зарабатывать деньги в Эстонии, и в принципе именно этим ты хочешь заниматься, или были какие-то сомнения, ну получится или не получится? Нет, у меня не было сомнений, я четко знал, что получится, и просто надо над этим работать, грызть это, чтобы это все получалось и развивалось. Вот и все, у меня во всем так. Ну вот смотри, так 10 лет уже позади в твоей карьере. Как долго еще планируешь этим заниматься? Не знаю, пока руки еще не трясутся, буду заниматься. Ну, то есть желания оставить это дело не было? Не, вообще не. Ну, иногда, конечно, это у каждого творческого, наверное, человека бывают какие-то такие периоды, когда вот все надоело, я не тем занимаюсь, надо что-то менять, но это буквально 2 дня. Потом все это возвращается, и ты думаешь, да, надо дальше продолжать, все круто, и погнали дальше. See hetk, kes meie kiilakate kambas, nagu nii-öelda skinheadide kambas, siis nagu meid tatueeris, siis tema nägi mu joonistusi ja siis ta oli ka nagu mingi et kuule, sa joonistad nii hästi, et sul on nagu annet, et sa võiks ka nagu proovida, aga mulle oligi niimoodi, mis nalja teed, ma ei julge mingi naha peale ja mingi eluks ajaks ja mingi, et ma võin paberi peale joonistada, läheb pekki, viskan minema, aga nahaga sa nii ei tee, ja siis tundus nii hirmus nagu ja samas nagu ta ütleski, et teeme nii, et proovi enda peal, nagu enda jala peal, et siis nagu keegi teine ei kannata nii-öelda ja teiseks mina olen nagu nii-öelda, mul siis tatueerija, et ta on nagu kõrval ja ta nii-öelda saab siis juhendada, kui midagi läheb, ta saab selle lõpu, kui midagi halvasti läheb, siis ta saab selle lõpuni teha. Ja siis oligi, me ikkagi streikisime vastu, siis ta ütles, et kui saad aru, ma teen sulle tasuta tatueeringuid, kui sa proovid, ja kui sa ei proovi, siis ma ei tatueeri üldse sind. Okay. Ja siis mul oligi nii, et davai, ma proovin siis ja esimest korda, kui masinat käes hoidsin ja siis tegingi enda siis jala peale, siis kõik see oli nii mugav ja õige, et see oligi nagu selline täpselt see ehe näide nagu mine oma hirmudele vastu. Et kui ma nii väga kartsin seda, et ma lähen nüüd masinaga nagu nõelaga lähen naha vastu, et kardad seda, aga samas sa ei ole ju kogenud seda. Et ongi mine oma hirmule vastu, koge seda ja siis sa saad alles otsustada, kas see on sinu jaoks või see ei ole sinu jaoks. See esimesest nii-öelda tõmbest tundus juba, et vau, et see ei olegi nagu nii ulme, kui ma arvasin ja see ongi pigem selline huvitav ja see ongi nüüd nagu, et ma olen paberi peale juba joonistanud igasugu asju, et see on nagu mingi tase ja sealt mingi tase edasi, siis oligi see, et minna siis inimnahale ja see tunduski jälle nagu täiesti uus maailm. Ja siis alguses katsetasid enda jala peal, proovisid, said selle tunde kätte ja siis tegid mõlemad jalad täis või läksid? Sellega oli tegelikult nii, et mul nagu ega ma nagu kohe nagu päris hullud niimoodi nii-öelda paugutama ei hakanud, et see oli, aga nii kui kuulis keegi mu kambast nagu nii-öelda, et ma olin ka võtnud masina kätte ja olin nagu nii-öelda tatueerimist hakanud õppima, siis mul oligi kohe siuke järjekord selja taga nagu inimesed nagu, ma mäletan, see oli nii naljakas, see oli nagu jumala pikka aega niimoodi, et inimesed tulid, ütlesid, Erm, millal sa selle masina ostad, millal sa selle masina saad, et ma juba tahan tulla, vaata, et nagu kõik olid nagu fännanud mu nii-öelda nagu joonistusi ja teadsid, kui hästi ma joonistan ja nad ootasidki, et millal ma selle masina saan, et tulla nagu minu nõela alla nii-öelda ja aga see aeg
oligi selline nii-öelda raske aeg ja igasugused, nagu ikka nooruses tehakse igasugused lollusi, siis oligi see päris nagu see tattoo-masina raha kokku saamine oli, kuna ma olen sellises vaesuses üles kasvanud või nagu mitte otseselt nagu siukses vaesuses, aga lihtsalt enda nagu nooruslollused ja asjad, et ma ei saanud endale põhimõtteliselt mitte midagi lubada ja kõik põhimõtteliselt elus läks alkoholi alla ja nii-öelda pidutsemise alla, siis ma ei saanud ka seda esimest tattoo-masinat endale lubada aga õnneks oli siis nii-öelda vend tegi selle esimese lükke ja lihtsalt ostis mulle selle esimese tattoo-masina komplekti ja no sest, et ta nägi ka, et mul on nagu potentsiaali, mul on võimalik oma see mõttetu halb elu kõik selja taha jätta. Ja siis jah, kinkiski mulle selle esimese tattoo-komplekti ja sellest ajast peale oligi see, et nagu elu hakkas muutuma ja jälle oli see hetk elus, kus ma nägin, et kunst on see, kunst on see, mis päästab mu elu nagu ja muudab mu elu paremaks. Nagu väiksenagi, kui ma olin koolis kiusatud ja sihuke eemale tõugatud, siis kunst oli nii-öelda see joonistamine oli see aeg mu elus siis, mis mulle meeldis ja mulle rahu pakkus ja kus ma ei pidanud mõtlema nendele halbadele asjadele. Esialgu siis hakkasid tatoveerima sõpru, tuttavaid, venna kingitud masinaga kodus, läksid külla neile või kuidas? Oligi, et mäletan isegi seda esimest tatuud ja see on siiamaani nagu nii-öelda mu lapsepõlve sõbral käe peal ja ma ei ole seda üle teinud. See ongi nii, nagu ta oli ja see ongi üllatavalt nii normaalne, et seal ei ole midagi nagu halvasti et jah, tema oli nagu esimene selline, kes ütles kohe, teeme kõik käed, värgid, särgid, kõik täis, läheb ja siis oligi, ta lubas jah enda peal nii-öelda siis nagu neid esimesi tatuusid teha ja kuidagi, noh, ma ütlen kõik kukkus nii ilusasti välja ja siis tuli juba vend nagu, et ma olen ka siin huvitatud, siis hakkasin venda ka veel tänutäheks nii-öelda siis tatueerima ja siis tulid edasi siis skinheadi kambast vanad siis sõbrad ja noh, ütleme nii, et jah, kui ma selle esimese tattoo-masina komplekti sain, oli juba mul nädal aega järjekorda selja taga, noh, tähendab nädal aega järjekorda oli juba, et kui inimesed kuulsid, et ma nüüd päris nii-öelda hakkasingi ametlikult tegema, aga jah, kodus tatueerisin siis muidugi alguses. Järjekorda olid ukse taga, kodu ukse taga siis tatoveerisid, millal tuli siuke nagu mõte, et või see nagu järgmine siis punkt, et see ongi see, mida ma täitsa võiksingi teha. Jah, sest alguses ma ikkagi selles mõttes käisin täiskohaga tööl ja kõrvalt tegin tatoveeringuid. See oli nagu ikkagi siukene nii-öelda hobiviis või nagu see oli nagu selline noh, nagu ma ütlesin enne, et see on nii-öelda sellest paberi peale joonistamisest nagu edasi üks areng nagu ja huvitavam nii-öelda uus maailm aga ma ikka veel see hetk ei uskunud, et see mu tööks kunagi saab. Et ma mäletan veel seda, kuidas see inimene, kes mind tatoveeris esimest korda nagu nii-öelda siis mulle tegi tatoveeringu, ma mäletan, kuidas keegi helistas tal samal ajal, kui ta tatoveeris mind, siis ta ütles, oota, ma teen väike paus. Siis ta võttis telefoni vastu ja ta ütles, et ma teen tööd. Et see tatoveerimine, nii-öelda see joonistamine oli nagu töö, siis mul oli nagu kõrvat nagu kuulata seda, et vau, et see inimene võib päris õnnelik olla, et ta saab nagu päriselt sellega tegeleda, nagu mis on nagu kõige südamelähedasem asi nagu, et joonistamine siis, et seda oli äge kuulata. Kuigi oligi alguses tatoveerides oli ka see raske, kuna mul oli enesehinnang ja enesekindlus oli nii maha surutud kõik sellest nii-öelda lapsepõlvest ja mul oli nagu, ma olin väga ebakindel, nagu kogu aeg oli see, et mis asja, et ma ei oska nii hästi üldse joonistada, ma ei oska nii hästi tatoveeridagi, et nagu et mis ma siin niimoodi natuke nipet-näpet teen, et ma ei saagi unistada seda, et see mu tööks saab, et ega ma nii kõva mees ei ole ja siis ikka käisin tööl. Aga mingi hetk oligi see, kus
kus juba ajaliselt oli nagu seal nii-öelda see igapäevatöö nagu ka nagu piiras mu seda tatueerimist ja seda joonistamist üleüldse. Ja siis töö juures nii-öelda ma töötasin laos ja siis mul jäi käsi jäi ühe masina vahele, parem käsi oli ja siis ma nagu vihastasingi nii hullult, et nagu ma ju tegelikult ikkagi sisimas nagu unistasin, et nii-öelda tatueerimine ongi see väljapääs sellest nii-öelda minu jaoks siis nagu igavast halvast elust ja siis nüüd see mõttetu töökoht, mis mul oli mingi laos, et lihtsalt raha teenida, et see rikub nüüd mu selle unistuse, selle võimaluse ära ja siis ma nagu vihastasingi ja viskasin kõik asjad nurka lihtsalt ja ma kohe läksin lihtsalt töölt ära. Nagu ma ei öelnud mitte kellegile, ma läksin lihtsalt laost minema, siis mulle muidugi helistati, ma vastu ei võtnud ja järgmine päev, kui ma tööle läksin tagasi, siis ma ütlesin ka, et ma panen lahkumisavalduse lauale ja ma tulen töölt ära. Alguses oli raske nii-öelda nagu ikka ära elada niimoodi, et otsaga kokku tulla, aga nagu elu parim otsus oli nagu tavatöö nii-öelda ära lõpetada ja 100% ainult joonistamise peale, kunsti peale pühendada, et tagantjärgi ma ei kujuta ette, milline see, elu oleks nii teistmoodi kõik ja. Как ты думаешь, есть ли какая-то статистика или какой-то подсчет, сколько людей уже вот прошло через тебя? Я примерно думаю, я как-то считал, потом сбился 1000 на 2, но уже прошло еще несколько лет. Но я думаю, что около 3000 за 10 лет, я думаю, оформил. Это именно 3000 людей. Да. И многие из них, я уверен, возвращаются вновь. Да, и это не считая всевозможных консультаций, звонков, кто мне пишет. Это огромное количество людей. Большое количество людей и большая ответственность. Да. И, в принципе, если люди к тебе возвращаются, значит, ты, скажем так, со своей работой справляешься, хорошо, как минимум. Скажи, какому клиенту ты можешь сказать «нет»? Тому, кто не уверен в том, что он хочет. Это сразу же видно на консультацию, либо в письме, что он пишет. То есть человек сомневается. И задавая ряд вопросов каких-то наводящих, если я вижу, что у него есть определенное «но», лучше не делать. Я его всегда отговорю. Зачем? Потом просто вся ответственность перейдет на меня, и мне это не надо. А возраст играет роль? Да, с 18 лет, конечно. И то, бываю, смотрю по работам именно, потому что и 18 лет, такую ерунду хотят, что лучше не надо, lучше подождать там и переосмыслить все. Palju sul on umbkaudu kliente olnud ja kas sa oled ka mõelnud kunagi selle peale, et minna välismaale tööle näiteks? Oi, seda umbkaudset klientuuri on ikka väga raske öelda, aga nagu ma mäletan, et kui mul kunagi olid kliendi kaustad olid arvutis, nagu iga klient, kes tuli, siis ma tema nii-öelda nagu kavandid ja pildid panin kausta, siis ma mäletan, et seal juba oli nagu kuskil äkki mingi 500 kausta või midagi siukest nagu, aga see oli ka jälle nii ammu, aga nagu peale seda ma teadsingi, et mõttetu on see nagu salvestada seda kõik ära. Aga võib-olla see, ütleme siis 1000, 10 000, 100 000 umbkaudu. Kui nagu ikkagi ütleme, on olnud eluperioode, kus ma olen väga töö sisse nii-öelda ära uppunud, siis oli ikkagi siukene väiksemaid tatuusid ka kunagi tegin, siis võis ikka täitsa olla nii, et mingi 40-50 nagu nii-öelda pilti tegin nagu nii-öelda kuus siis. Ja see on iga kuu siis. Okay. Ja ma tegin ka nädalavahetustel ja niimoodi, et siis ongi mingi äkki 40 erinevat inimest nagu kuu jooksul või siis mõnikord mõni klient käis 2-3 korda nagu, aga jah, ma tean, et siuke
40 tööd nii-öelda kuus tegin vähemalt nagu, et see oli siuke. У многих мастеров есть, знаешь, какая-то специализация, то есть какой-то тип или вид работ, в чем они вот, являются лучшими. И то есть, когда, допустим, нужна вот такая татуировка, идут к одному мастеру, допустим, когда нужна другая татуировка, идут к другому мастеру. Да, очень правильно именно. Потому что у некоторых сложилось такое вот с 90-х еще, что и раз татуировщик, значит, делает все. Нет, сейчас абсолютно не так, и нужно смотреть по стилистике работы мастера. То есть я больше специализируюсь на реализме и еще японский стиль. Вот. Только два. Я за другие не берусь, потому что я не умею. Я считаю, что это не честно и неправильно браться только ради денег за клиента за тот стиль, который ты абсолютно не понимаешь и никогда не делал. Зачем? Что я там сделаю? Noh, kuna ongi nagu see nii-öelda realism oli kogu aeg nagu joonistamise suhtes ka lemmikumaid asju, siis põhimõtteliselt Trash Polka vist on siis minu jaoks see kõige lemmikum stiil ja noh, samas on ka siis teine äärmus, et nagu Blackwork meeldib väga, et noh, kuna ise ka must nii väga meeldib ja mida rohkem tinti, seda parem on, et see on nagu kunagi ma rääkisin ka enda nii-öelda üks mu iidolitest siis nagu ja väga suurtest eeskujudest on Jarmo Nuutre, Chopper, kes on ka väga hea tätoveerija Eestis. Siis mäletan, see oli ka kunagi mingi 1 miljon aastat tagasi, kui me koos söömas käisime ja lihtsalt rääkimas, kuna me olime siis nagu Eestis ühed vähesed nii-öelda mustade kätega mehi, siis kohe siuke klapp oli, et põmm, see on nagu siis ongi nagu see, et okei, sa oled tätoveeritud, aga see, kui sa oled juba Blackworki teinud endale kuskile, siis sa oled juba nagu tase edasi nagu nii-öelda nagu sinna meie maailma poole nagu ja siis oligi meile siuke klapp, jututeema kõik voolas, kõik nagu sobis ja siis oligi nagu ma mäletan, me rääkisimegi sellest, kuidas nagu kui keha peal lihtsalt üks suur must ala on, see ei ole nii, et see nagu nüüd ma mingi maalin ilusa näo või teen võimalikult realistliku pildi, et vau, vaid nagu oligi see must, see suur must latakas seal keha peal, see tekitas selle sama tunde, sa vaatasid nagu vau, et see on nagu nii nagu, noh, see on raske seletada, see tunne oligi nagu kuidagi nii õige, et me mõlemad olime täpselt ühel samal lainel, et me rääkisimegi, et nagu mingi, näiteks kui sa teedki suure ringi kas või niimoodi, et natuke käe peal ja natuke siin rinna peal, lihtsalt suur must ring, et see on nagu selline, noh, see tekitab siukse emotsiooni ja see on nii teistsugune ja see väga meeldib nagu, et Blackwork ongi puhtalt nagu, pluss veel see tegevus, nagu mismoodi seda Blackworki teha nagu ja siis muidugi veel tase sealt edasi on Savage Work nagu, mis on siis hästi suur kehaosa, nii-öelda nagu siis kratsitakse või värvitakse siis korraga nagu ära, et 3 tätoveerijat üldjuhul korraga nagu värvivad sind ja teevad mingi kehaosa ära, et see ongi nagu see, kui inimesed küsivadki, minu käest küsitakse nii palju seda nagu, et vau, mis ära värvinud, et kas sa nagu, et sul olid pildid all, et kas midagi ei meeldinud, et nagu tegid selle üle, et katta seda või nagu ei, mul on tegelikult mõnes mõttes isegi kahju, et ma nagu noh, need pildid ära värvisin, nagu mis mul siin all olid, kõik olid väga head pildid, väga nagu mul ei ole ühtegi pilti, mis ma olen niisama teinud, kõik on väga suure tähendusega. Et see, et ma värvisin need nii-öelda tätoveeringud, need pildid üle, need pildid on ikkagi mu keha sees ju, need pildid on siin all, mina ju tean, mis mul siin all on nagu ja need käivad muga ikkagi iga päev kaasas elu lõpuni. Ja pluss veel see on ka väga tähtis jälle see tunne nagu näiteks kõri värvimine, nagu mul ei enne pildid kõri peal, see on kõik nagu piltide tegemine on kõik, see ei ole nii intensiivne, sa teed seal nagu näiteks mingi kiri on ja sa teed seal piirjooned, asjad, pühid vahepeal värki, Blackworki teed, see üldjuhul nagu värvid palju intensiivsemalt, palju rohkem nagu korraga, kauem on see näel sees. Sul on vaja kindlalt nagu värvida niimoodi stabiilselt järjest, mitte nagu nahka ära lõhkuda. See on siuke õhkõrn nagu piir, et väga mustaks ilusti värvida ja samas nagu kui sa lähed sellest natukene edasi, siis lõhud naha ära ja nahk paraneb pärast auklikuks. Et ühesõnaga, ja see on
nagu minu jaoks kõri värvimine oli mega valus ka. aga see oligi see, ma olen selle tee ette võtnud. see on jälle mine oma hirmudele vastu. ma olin selle idee endale pähe pannud, ma värvin kõri endale mustaks. ma läksin seda tegema. Jarmo Nuutre tegigi seda ja mul oli mega valus, aga ma kannatasin selle ära ja see ongi üks mõttetu tunne lihtsalt. see ei ole, see reaalselt, sa ei sure ju seal ära, suga ei juhtu mitte midagi, see on lihtsalt mingi mõttetu tunne, mis sul enda peas on, et sul nii väga valus on. ja sa saad sellest üle olla, iga inimene saab sellest üle olla ja nüüd ongi, sul on elu lõpuni see asi tehtud ja see elu lõpuni käib mul kaasas, ma tean seda tunnet, ma tean seda kogemust. Ma ei karda mitte midagi, ma teen selle ära, kõik, mis ma pähe endale võtan, ma teen need asjad ära. Kui teie ettevõttele on vaja teha video, siis julgelt kirjutage meie videotiimile Infocus Media. Te saate parima hinnaga ja vägevad videod. Сколько человек терпел часов, чтобы покрыть полностью тело? Часов сложно сказать, потому что это было на протяжении 6,5 лет. Ну, то есть, это, как ты думаешь, это меньше 100 часов или больше? Я думаю, больше. Больше, да. То есть, больше 100 часов человек терпел. Да. Удивительно. Это, конечно, много в истории. Ну, к концу человек уже, в принципе, привык к этому. Et kui sa teed oma tööd hästi ja sa teed seda hingega, sulle meeldib see, see ongi sinu elu, siis saaks tätoveerijana Eestis väga hästi ära elada. Selles suhtes, et noh, jällegi see äraelamine ja see üle võlli elamine või kõik see on ju selline lai mõiste, et kuidas kellelgi nagu vajadus või soov on ja lihtsalt nagu see nii-öelda paljud on öelnud küll, et kas sa ei ole mõelnud välismaale siis nii-öelda minna tatueerijaks, seal on ju palk suurem ja lihtsalt nagu, kuna mulle nii väga Eesti meeldib, see on üks asi, mis on skinni ajast jäänud ja see, et ma võib-olla üldse skinni olingi, see ongi lihtsalt see, et ma olen sünnist saati nagu olnud väga Eesti patrioot ja mulle meeldib siin elada, mina ei virise kunagi ilma üle, ma ei virise kunagi mingi toidu üle või mis iganes, et nagu mulle meeldib nagu külm ilm väljas, siis pane soojalt riidesse ja ei ole enam külma ilma, et see on nagu su enda valik, kuidas sa tahad, kui sa lähed sinna välja liputama, siis ilmselgelt on külm. Ja selles suhtes, et see raha tagaajamine ma kindlasti leian, et ükstapuha mis kunstivorm või loometöö või loomevorm siis, ma leian, et see ei ole asi, kus seda raha taga ajada. Selles suhtes, et sükst asja nagu mingi piisavalt raha või liiga palju raha või neid asju pole olemas, see on nagu inimesed ise mõtlevad enda peas välja mingisuguse muinasjutu nii-öelda, et see pigem on see elu kvaliteet, kuidas elada on tähtsam kui see rahanumber, mis sul seal pangakontol on. Многие люди, особенно из регионов, их, в принципе, можно понять. И не только из регионов, они задаются мысли. То есть вообще уезжать из Эстонии или не уезжать из Эстонии. Вот. И мы как раз-таки встречаемся с людьми, которые добились, во-первых, успеха, какого-то результата именно в Эстонии, никуда не уезжая. И, во-вторых, они добились успеха в своем любимом деле. И, опять же, татуировки – это такое дело, которому не учат ни в университете, ни в школе, ни в профтехе. И вот первая часть вопроса, были ли у тебя мысли переехать вот отсюда, или вот до того, как ты переехал в Таллин и стал татуировщиком, были ли у тебя такие мысли куда-то уехать? Потому что в твоем городе силами особо денег не заработаешь, эстонского ты не знал, потому что силами особо никто на эстонском не говорил. Я не слышал эстонскую речь. Да, и были ли такие мысли у тебя? Да, конечно, были. Сначала я переехал в Таллин и только начал заниматься татуировкой, и я думал, что куда-нибудь надо все-таки уезжать. Ну, как-то все очень, там, это было 2008 год, наверное, и все как-то, ну, не знаю, не радостно, ну, по моему мнению. То есть я был не востребован, меня никто не знал, и очень сложно было поначалу. Я ел такие бич-пакеты, покупался, но денег не было, вот. А уже потом, когда все это я начал развивать, я понял, что действительно, да, я
как бы что-то могу сделать, ко мне люди приходят, и потом уже эта мысль отпала само собой. Eestis kindlasti saab teha enda südamelähedasi asju, lihtsalt sul peab olema piisavalt palju usku endasse ja ära iial anna alla ja ära lase kunagi endale öelda, mida sa suudad ja mida sa ei suuda nagu, et jää endale kindlaks ja need inimesed tihtipeale, kes ütlevadki sulle, et noh, nagu mulle on öeldud siis nii-öelda sugulase poolt, et millal sa tööle lähed, millal sa nagu päris tööd teed, siis ongi nagu, kui sa seda võtad nagu hinge niimoodi ja ei süvene sellesse nagu, et kui sa hakkad mõtlema nagu see inimene, kes seda ütles, mis elu ta ise elab, mismoodi ta ise raha teenib või nagu kõik see ja tihtipeale need inimesed on just ise need, kes tegelikult võib-olla tahaks sinu elu elada ja nad ei julge neid asju ette võtta nii nagu, kui sa oled teinud ja nad ongi kadedad põhimõtteliselt su peale ja sellepärast tulevadki sellised lollid laused, et seda ei ole mõtet hinge võtta kunagi ja endale kindlaks. Ну, можно ли сказать, что, наверное, то, что у тебя была какая-то страсть вообще к рисованию, да, неважно, будь то бумага или кожа, это во-первых, а во-вторых, была какая-то позитивная обратная связь от людей, которым ты эти работы вот делал. Это, наверное, самое главное, да. То есть это тебя убедило. Да. Можно заниматься в Эстонии любимым делом и зарабатывать при этом достойные деньги, чтобы жить здесь и радоваться. Нет, можно, конечно, но смотря каким, я не знаю. Просто у всех разные приоритеты в плане какого-то достатка. То есть кому-то и необходимо для жизни, не знаю, 300 евро, там, и он будет доволен, да, ему есть что поесть, и все. А кому-то и 2000 мало. То есть смотря на что ты нацеливаешься. Тут скорее, наверное, уже деньги не главное. Тут скорее главное то, чем ты занимаешься, и насколько ты это любишь. То есть дни там поскорее бы пятницы не считаешь? Вообще нет. Я даже не знаю, какой иногда день, потому что чаще всего работаю без выходных и абсолютно не знаю, что сегодня воскресенье, понедельник. Tervist, oleme siis Warwing Tattoo stuudios ja siis vaatame üle, et teeme väikse ekskursiooni, et tuleme kaasa. Siin on siis, nagu ma näen seina peal, Romani diplomid, esimesed, teised, kolmandad kohad ja tuleb välja tegelikult, et paljud nendest kohtadest on kõik Romani omad, tähendab, et esimest kohta sai Roman, teist kohta sai Roman samas kategoorias ja kolmandat kohta ka. Et see võib niimoodi olla. Siis natuke karikaid. Siin on siis jälle mingisugused diplomid. Et noh, inimene on väga tubli. Lähme sedasi juba stuudiosse, kus tehakse neid töid. Siin on siis meister ise. Ta on natuke tagasi hoidlik praegu. Siis on tema kliendid, kes temale ei maksnud raha. Siin olevad palju erinevaid värve, mida siis, nagu ma tean, Roman miksib, et saada seda õiget värvi kätte. Ja siis tema alternatiivmaailm ehk siis maalingud, mida ta joonistab, et saate aru, missugune on ta sisemine maailm. Boksi minut. Veel kord. 2 veel. Üks korra. Ruku. Pop. Вот так вот. Кум. О, отлично. Еще давай 3. 1, 2, 3, 4. Вот Рома зажегся. 6. Все, понеслось. Супер.
Okay, kõikide vahel, kes siis hakkavad meid jälgima YouTube'is, Instagramis ja Facebookis, loosime välja siis ERM-Tattoo T-särgi. Et selles saades me loosime koos Romaniga välja allahindlust tätoveeringule, mis on tehtud siis Romani poolt. Tingimused on need, et tätoveering peab olema täiesti uus, et Roman ei teeks seda üle või ei teeks seda nagu, ei lõpetaks seda. Muidugi ta peab olema ka selles stiilis, mis Romanile meeldib teha. Ja Roman, mis sa arvad, et palju me võiksime seda allahindlust teha? Сколько может быть скидка вот на работу? Не знаю, евро 50, например. Et ükskõik, mis see hind võiks olla, mis Roman ütleb teile, selles hinnast Roman võtab maha -50 €. Sellepärast pöörduge, kirjutage, võtke ühendust ja ta teeb teile uskumatult ilusad, ägedad tätoveeringud. See oli siis saade Kauri Vägev. Mina olen Georgi Abolõmov, see oli Roman Varving. Loodan, et teile meeldis meie saade. Kõige head, soovin teile kõige paremat. Jääge Eestis ja tehke oma asja hästi ja siis kõik läheb ilusti. Nägemist! Kui sa juba oled toimetulnud ärimees või alles alustad oma ettevõttega, aga sul on soov rääkida endast, kirjuta meile. Kui sa oled disainer või kunstnik, kes tahab ennast tutvustada, siis võta meiega ühendust. 3, 4, 5 aasta jooksul on nagu tätoveerimis selline nagu skene Eestis siin ka lõpuks jõudnud nagu järgi, ütleme nagu lähiriikide inimestele, näiteks nagu Soomes. Soomes oli nagu ammu juba see, et nagu kui sa oled täis tätoveeritud, et see ei näita seda, et sa nüüd mingi kriminaal oled või pätt või vangis istunud, et Eestis oli nagu see või mõned nagu ütleme siuksed vanemad inimesed ikka veel on selle nagu nõukogude aja sees nagu, et vaatavad, et sa oled väga täis tätoveeritud, et siis ilmselgelt oled kohe kinni istunud kuskil või nii, aga vaikselt hakkab see laabuma, et ütleme nagu noor generatsioon, kes peale tuleb, need isegi ei mõtle niimoodi, et kui näevad, et sa oled tätoveeritud, et sa oled mingi vangis istunud. Et näiteks nagu ma ei mäleta, mis see oli võib-olla 7 aastat tagasi linnas oli siuke kogemus kunagi nagu, mis pani ka teistmoodi mõtlema, olingi vanalinnas, olin mingi Patrickus sõin seal, aga väga mingi hiline aeg oli, et seal juba inimesed panid pidu ja siis olin leti ääres nagu tellisin midagi sealt ja siis tuli üks mingi välismaalane, et inglise keeles rääkis ja ütleski nagu kohe, et wow, et nice tattoos ja et kus teinud oled ja päris äge ja nagu siis mul oli nagu korraks oli nagu isegi natuke siuke imelik, et oot, mis asja, et üldjuhul on inimesed umbes nagu vaadanud nagu, et kurat, see vend on kahtlane, et vaata, ta on niimoodi kõri on ära tätoveeritud, sõrmel on ära tätoveeritud, raudselt mingi kriminaal nagu. Ja siis oligi nagu see välismaalane näitas mulle seda nagu või tekitas mulle selle emotsiooni, ma sain nagu aru, et tema ei vaadanud mind üldse nagu kriminaalina, et nagu ta oligi nagu nii nagu asi on, et nagu tätoveeringud salongis kuskil tehtud ja see on nagu kunstivorm, see ei ole nagu selline märgistamine nagu vangis vanasti oli nagu, või siiamaani kindlasti tehakse vangis mingeid asju, aga need on täiesti teistsugused tätoveeringud ka, et nagu esiteks pole kunagi mingeid värvilisi pilte tulnud kuskilt vanglatest, eks ole, ja teiseks enamus vanglates on ju see tegelikult ka keelatud, et seal ongi nagu see asi, mis sulle tehakse, on suht siuke labane, väga siuke kole nagu mingi 5-aastase joonistus nagu, sest et seal pole aega ja seal ei ole võimalik seda nagu hästi teha. Et salongis on näha, et see mingi sul mõni pilt on võib-olla mingisugune, ma ei tea, 6-7 tundi võtnud aega nagu, et kus sa leiad selle aja nagu seal näiteks kongis olles ja need nii-öelda vahendid, mis seal vangis on, sul ei ole ju profimasinad nagu salongis nagu, et ja tindid samamoodi. Et jah, õnneks on nagu see Eestisse ka jõudnud nagu, et ma arvan, et kindlasti suur mõjutaja on olnud üldse nagu nii-öelda avaliku elu inimesed või siis ongi
popmuusikud ja filminäitlejad ja kõik nagu noh, näiteks mingi jalgpalluritest David Beckham, kes on kindlasti suur alustala nagu, sest noh, peale Beckhamit nagu on suht minu arust kõik jalgpallurid juba täis tätoveeritud nagu, et kui Beckham oli üks esimestest, kes nagu niimoodi paksult täis tehti nagu, aga no samamoodi muusikutest siis on mingid Rihannad ja Lady Gagad ja mis iganes, et need on nagu uuemale generatsioonile siis nagu ongi nagu näiteks vaata, et noh, keegi ei vaata ju niimoodi mingi, et Lady Gaga on tätoveeritud vangis istunud kindlasti, ne.